Tšauki, mina olen Ele Kirsipuu. Vaata. Mina olen kasvatanud enda tegevustega teadlikult sellise ruumi siin, milleks on minu videote tegemised. See videote tegemine ei ole minu jaoks midagi, mida ma lihtsalt teen, vaid see on, ma teen seda niivõrd, see on nagu osa minust, see on osa minu maailmast, see on osa minu elust. See ei ole lihtsalt midagi, mis ma teen või see ei ole nagu mingitel muudel eesmärkidel, kui see mulle meeldib näha enda maailma sellisena ja mina loon seda sellisena. See ei ole mingil, siin on küll mul vahel aeg-ajalt tekib nagu selliseid segavaid mõtteid, mis nad tulevad ja lähevad üsna sama kiirelt ära, on igasugused, et nagu mingi eesmärgiline tegevus, et nagu mingi muu eesmärk, kui ennast lihtsalt enda keskkonda paremaks luua, enda elu kvaliteeti paremaks muuta. See on nagu see nagu eesmärk, minu nagu õilis eesmärk enda tegevusega. See on minu selline igapäevane praktika või mida ma jälgin nagu väga, kuidas mina tegutsen ise enda ruumis. Ja ma lihtsalt loodan ja usun, et see kiirgab, kui mina suudan endale midagi luua, siis see teeb mõjutusi ka minu ümber. See on lihtsalt selline lootus ja usk, et ma nagu ei saa, ma olen teadlik, et ma ei saa nagu midagi muud, ma ei saa üldse midagi nagu kontrollida muud, kui ainult iseenda seda nagu hoiakuid ja seda, kuidas mina oma asju nagu teen. Ja mis on mul olnud enda videokanaliga sellised segavad mõtted, on igasugused muud eesmärgid, mis on nagu siuksed isekad võib-olla jah, et soov kuskile pürgida või soov mingit rahhi teenida, et minu jaoks, kui minu see maailm hakkaks rahhi teenima, siis see oleks nagu lihtsalt selline boonus, kus voolab sisse, mitte et mina millegi selle poole pürgin, et minu eesmärk ei ole nagu minu eesmärk ei ole saavutada midagi, mis ei ole püsiv, et minu jaoks püsiv või nagu väärtusega, õige väärtusega on see, milline on minu elukvaliteet ja minu suhtumine ellu ja teistesse inimestesse, iseendasse ja teistesse inimestesse. Et sellepärast ma räägin seda juttu, kuna minu see kanal on see, kuidas mina nagu ennast loon. Ma samal ajal, kui ma siin räägin, ma püüan olla nagu väga täpne, ma püüan olla tark, ma püüan olla tasakaalus, ma püüan olla keskenduda ja püüan endal tegevustest pidevalt meenutada, mille eest mina seisan ja mida mina usun. Ja see nagu selle käigus, kui ma niimoodi ennast pingutan ja siin nagu olen, ennast presenteerin nii, nagu ma olla tahan, see harjutab mind olema ka kõigis teistes, mitte ainult siin videokaameras, vaid kõigis teistes valdkondades minu elus aitab minul ka olla selline. Et see on minu selline harjutamine ja harjutamine teeb meistriks ja kui midagi pidevalt teha, mis tekib harjumus, siis harjumus ongi see, mis me oleme. Harjumused on need, mis meie oleme. Seda ma olen õppinud. Ja seetõttu ma siin ka mõtlen, püüan olla väga täpne, kuidas nüüd, iga kord ma mõtlen, mis on järgmine samm, kuidas ma midagi teen, mis saab nagu olema.
Ja selles mõttes ma olen eriti kuidagi tähelepanelik või enda suhtes, mis on minu järgmine samm. Võib-olla see ei ole üldse nii oluline, aga samas nagu on oluline, et mis on järgmine samm, sest et nagu on siin vahepeal nagu, või minu eelmise video vahepeal, praeguse video vahepeal on nagu asju juhtunud, mis ei ole, mis puudutab nagu kogu maailma muna. Nagu igasugused meie väikesed asjad tegelikult mõjutavad ka kogu maailma muna, aga nagu kogu meie, kes me siin oleme, siin chillime nagu. Aga kuna see on niivõrd suurelt haarab inimesi see teema, need jõhkrused, siis ma püüan olla nagu väga delikaatne, et mida ma räägin. Ja üks osa on see, et mis mina siin räägin, on ju, et see on nii selline, nii jõle asi, aga samas, kuna mina elan ka siin ja mina olen ka puudutatud asjadest, mis meie maailmas toimub nii suurel määral või mis on nagu niivõrd nagu suure ulatuselt mõjutavad. Kui mu sõnad nüüd on siin nagu mõistetavad, aga siis ma olen väga delikaatne, aga kui ma tunnen, et ma tahan midagi väljendada, siis minul on ka selleks koht. Ja sellepärast ma olen ka väga tähelepanelik ja ettevaatlik. Ma nagu jälgin iseenda mõtteid, nagu kuidas ma mida räägin, et mida mina nagu välja annan. Sest et see, minu usk on nagu see, et see, mida ma välja annan, seda ma saan ka kohe tagasi. Et see on kahepoolne. Andmine ja vastuvõtmine on nagu samaaegne. Et mida nagu sellest rääkida? Mida ma tahan sellest rääkida? Nendest, mis on viimasel ajal nagu sellised puhangud, need terroriaktid, need on nagu kõige suurem asi, või kõige hullem asi, mida teha saab elus, on tappa. See on nagu, sellest nagu kaugemale ei saa nagu minna. Ma arvan, et see on nagu tipp. Nagu selline füüsiline, aga see on ju tulnud kusagilt, mis on nagu, et see on selline tipp, mis on nagu nähtav, mis on nagu füüsiliselt nähtav, et mina usun, et igasugused need asjad hakkavad nagu nähtamatutest asjadest ja meil nagu toimub nähtamatuid asju või vaata mingid tunded, mis on kapseldunud ja mis ei ole saanud väljendust ja midagi nagu, mis on see nähtamatu mingisugune asi ja siis nagu see paiskub sellisesse füüsilisse maailma või nagu seda realiseerub nagu. Et see on nagu lihtsalt, ma ei taha nagu midagi, et ma olen väga ettevaatlik, mis ma siin ütlen, et ma olen ka teadlik või ma näen, on ju, et mul on üsna suur kuulajaskond ja vaatajaskond. Ja kindlasti on neid, kes tulevad lihtsalt, et lõbusad videod ja vaatavad ja lahe. Lihtsalt korra vaadata. Mõni tuleb võib-olla mind vaatama lihtsalt, et mingi imelik tüdruk hüppab siin ja on nagu natukene segi peast. Et tahab näha, mida hull järgmiseks teeb. Võib-olla on ka neid. Aga ma usun, et on väga, sest ma ei tea nagu täpselt, mis sorti inimesed, mis hoiakuga mind vaatavad, sest iga inimene on erinev, on ju. Aga ma usun ka, ja tean, et on palju neid, kes on mind väga pikalt jälginud. Teavad suurt osa minu loost, minust ja on nagu ühendud või nagu saavad, nagu mõistavad mind võib-olla.
ilma, et mina teaks, kes need vaatajad on. Ma pole neid võib-olla kunagi näinud ja võib-olla ei näe ka kunagi ja sellel pole vahet. Lihtsalt, et kuna meil on tekkinud selline side, siis kuna ma lihtsalt iseenda käest tean, et kui mina olen vaadanud mitmeid aastaid jälginud mingit YouTuberit, kes on nagu, kummaline on öelda YouTuber, vaid lihtsalt, kes jagab oma elu nagu või kes jagab oma lugu nii vahetult, kui see nagu sellisele suurele määrale on võimalik, et see liikuv pilt ja heli. Siis neid jälgides ma olen nagu pika aja vältel nagu on tekkinud selline usaldus selle inimese vastu ja mulle on läinud korda, mida see inimene, kellele ma nagu ise olen lubanud endal sellist sidet tuua, et mida tema asjadest arvab ja nagu, et aidata nagu mõtestada nagu olukordi või mingeid juhtumeid. Et lihtsalt see on mind nagu nii palju aidanud, kuna mina olen nagu kasvanud sellises keskkonnas, kus inimesed omavahel nagu ei räägi või minu lähedased ei räägi sellistest asjadest, mis on nagu olulised, et on väga suured mingid hirmud ja väga raske on õppida teineteiselt, kui nagu on niivõrd suletud emotsionaalselt nagu ma ei saa, selles mõttes ongi, et selline avatus annab võimaluse üldse teineteiselt õppida ja teada saada ja nagu õppida ja teineteisele toetuda. Ja ma ei pea nagu sellepärast jah. Et see avatus on mind lihtsalt nii palju aidanud ja ma lihtsalt annan seda edasi, mida minule on antud. Ma olen nii palju internetis olnud ja see on mind avanud, sest et ma ei tea, mis põhjusel, aga lihtsalt need reaalsed inimesed, kes on minu kõrval olnud, minu lähedased, kellega mina olen üles kasvanud, on olnud niivõrd kinnised, et ma isegi ei tea, enamus ajast oma elus olen nagu olnud, ma ei saa mitte midagi aru või nagu keegi midagi ei räägi, siis mul tekivad nagu siuksed paranoilised mõtted üksinduses nagu mingi marineerides. Et ma lihtsalt tean, et kui ennast avada, siis on võimalus teineteisele toetuda, lubada vaikselt ehitada usalduse sellist liini, et sa saad, et on midagi, kuhu sa saad, keda sa saad usaldada ja võib-olla, kui mina olen näiteks, sest ma usun, et ma olen mõnele inimesele, mul on nagu, et ma olen mõnele inimesele selline usaldus, see side on meil olemas. Et siis et siis ma nagu ütlen midagi. See ei ole midagi suurt, ma ei tee, mina sebin oma väikeses sebimises. Aga sest et kui need terrorirünnakud toimusid ja neid on ju toimunud siin lähiajal palju, eks ju, lihtsalt see Prantsusmaa on nagu meile lähedal ja see nagu nii mõjutas ja see külvab nagu ei tohi külvata meis hirmu. Ja on nagu liiga vähe öelda, et ei tohi hirmu tunda või sest et see on nagu umbes, et ära karda pimedust või et see on nagu midagi, see ütlemine nagu ei aita, et pigem nagu mõelda, et mis siis seal on, mida siis mitte karta. Et kui sa saad aru, ma tean, et inimese mõte vajab lugu, et nagu mõtest, et nagu tunda ennast turvaliselt. Et me vajame lugusid. Ja seda ma olen õppinud väga nagu ootamatustest kohtadest tulevad igasugused sellised
nagu õppetunnid, et ma olen poole kohaga lapsehoidjaks ja aastane laps. Ja näiteks oli selline moment, kus käis mingi kõva kõmakas kuskil õues ja tema silmad lõid nagu suureks, on ju. No, siuke see hirm, no siuke lapse hirm, aga ikkagi hirm. Mis see nüüd oli? Läksime akna peale, mitte midagi ei näinud. Ja ta muudkui vaatas ja vaatas, mis see nüüd oli, hoiab minust kinni. Kuna on hirm, on teadmatus ja me vaatasime aknast välja, me ei näinud midagi, kus see kõmm käis. Ja siis ma mõtlesin loo välja. Ma ütlesin, et keegi tuli väravast sisse, lõi väravapauguga kinni, kõmm pauguga kinni. Ja laps on okei ja mängib rahus edasi. Et lihtsalt, noh, kuna laps on nii puhas selline olend, siis sealt pealt on nagu väga hea vaadata, kuidas nagu asjad, nagu see eluseadus on või inimese seadus, et sul peab olema lugu, et nagu tunda ennast turvaliselt, sest et siis on nagu mingid piirid, millele toetuda, mida usaldada. Ja noh, kuna see laps usaldab mind, ma olen suur inimene, meil on hea kontakt tekkinud, siis ta usaldab mind, et see nii oli. Kuigi ma ei tea, mis kõmm see oli. Eks? Ma mõtlesin selle välja, et ta oleks rahulik. Et mis lugu? Ma ei tea, miks ma seda lugu rääkisin, aga lihtsalt, et see ongi see, et see teadmatus tekitab hirmu ja me ei saa nagu millestki kinni hoida. Ja võib-olla, mis ma siia lihtsalt öelda tahaksin, et kuna praegu on selline, ma saan aru, see nagu selline hirmutav värk on ja kõik, et nagu selline tunne, et ei julge võib-olla välja minna, et ei tea, kust järgmine kõmm tuleb, on ju, aga võib-olla, mis mina ütleksin. Elu läheb edasi, peaasi, et me oleksime sisemiselt oleksime rahu, et meil oleks sisemine rahu. Ja et me leiaksime rõõmu, et me teeksime nagu enda asju. Me võib-olla, kuna see on nii suur asi, mis meid kõiki nagu puudutab, siis see on võib-olla võimalus meil vaadata iseenda elu peale ja võib-olla annab see meile tõuke teha midagi enda elu heaks, sest et see ei ole mingi üllatus, et me kõik ju lõppude lõpuks, me ei ole siin igavesed, on ju, et siin ei olegi mitte midagi muud, kui mida sa enda elu jooksul teed, mida sa ette võtad. Et see lihtsalt võib-olla toob meile selle reaalse olemise nagu lähemale ja me võiksime kasutada seda kohutavat tragöödiat, mis on ennekuulmatu, eks ju. Või noh, seda on olnud, aga lihtsalt see on nagu tipp, et võiks seda kasutada nagu enda sissevaatamiseks ja olla tulla kokku ja olla teineteisele toeks ja abiks nii hästi, kui nagu anda endast parima lihtsalt. Ja muud ei midagi, sest me ei saa midagi suurt siin muuta, see hakkabki iga inimese tasandilt ja ei tasu karta, sest et see on nagu elu tuleb nagu elada ja elu tuleb nautida ja elus tuleb näha ilu, sest et siis tuleb sinna ilu juurde. Mina usun, et see on nagu see magic. Et seal, kus on, sinna tuleb juurde. Et ma lihtsalt, ma mõtlesin, et ma pean nagu ka midagi ütlema, või kuidas, või nagu, mis on minu hoiak ja ma nagu tean, et ma ei saa nagu väga palju teha. Ma ei saa peaaegu mitte midagi teha peale iseenda elu hoiakute ja mõtete nagu tähelepanemise või nagu seda tähele panna ja seda, kui see ei ole sobiv minu elu arenguks ja teistele arenguks ja siis seda peaks nagu enda mõtteid ja hoiakuid peaks muutma, kui see ei ole kasulik. Ja kui on mingi asi, mida sa teed õigesti ja mis on kasulik, siis seda olla selle üle rõõmus ja tänulik, et sa oled sellise hea hoiaku võtnud. Või noh, eks siin jääb nagu igal inimesel nagu oma teha. Mina ei ütle mitte midagi, ma lihtsalt väljendan, mis on minu hoiak. Ja kui
ja sa lihtsalt nagu tead siis minu hoiakut, ma olen lihtsalt avatud. See ei ole mingi kutse midagi sulle ütlemaks, et mida mõtlema peaks, vaid ma lihtsalt olen avatud, sest et ma tean, et avatus aitab mind. Ma loon iseennast ja ma annan ka seda, mis minule on antud, mis mind on aidanud. See avatus, see võimalus teineteiselt õppida. Sest et minu eelkäijad põlved on olnud nagu suu lukus ja mul on väga raske õppida, kui mulle ei öelda midagi välja. Ja siin ei ole nagu lihtsalt kõige rohkem ma olen õppinud sellest, kui keegi on usaldanud mind piisavalt ja mina olen olnud piisavalt nagu salliv või armastav või aktsepteeriv, et inimene on usaldanud mulle ennast avada ja mina olen suutnud selle tõttu nagu õppida. Ja see on tekkinud ka see omavaheline side, inimeste vahel, kui olen rääkinud. Ja need sellised asjad on igas sükestes väikestes asjades tuleb välja nagu. Et elu on nagu süke väikestes asjades. Ja vaat, et äkki see annab natukene minu olemine annab natukene midagi juurde ja ma ei saa selgust pakkuda, aga ma võin seda proovida, selgust pakkuda. Et jah, võib-olla märgata, mis lugu me ise endale räägime. Et teadmatus ja selline vaiki olemine ja üksinda olemine tekitab hirmu, et ikka olla teistega koos, olla teineteisest hoolida, abistada ja anda endast parim, et nagu teist abistada ja usaldada, et see selline omavaheline kokkutulemine võiks äkki olla see, mis nagu meid aitab lihtsalt nagu hoida nagu elus rõõmu ja näha ilu. Näha ilu. Sest midagi muud ei ole ju muutunud. Ainult meie hoiak ja selline mõttemaailm, mingi osa meist on nagu süda murdunud ja mingi osa maailmast on kokku varisenud. Et mida me siis selle kokku varisenud kohale, mida me siia nagu, mis seemneid me siia külvame, mis siit kasvama hakkab. See on nagu meie iga enda meie pisus maailmas teha. Ja mina lihtsalt usun, et kui me meie pisumaailmaga tegeleme, siis see kiirub ka välja poole. Aga ma ei tea. Ma tean väga vähe. Ma tean ainult enda sellist koha peal ravelemist tean. Hästi. Ma soovin ega muud kui nagu rahu vist on see õige. Jah, minu soov on rahu ja selgus. Sisemist rahu ja selgust, ma ei tea. Vaat nii. Ma soovin seda ise endale ja kõigile teistele. Okei. Olen tubli. Olgu. Tšau, kakao.